Tere tulemast tänasesse sarja, mis paljastab, kuidas nad levitavad islami propagandat lääne ideaalide varjus. Ja meie tänase päeva tähelepanu keskmes on imeline valetaja Lily J. See naine, kes võib-olla aeg-ajalt ilmub sinu uudisvoogu, püüdes jätta muljet, et islamistiks saamine on parim asi, mida sa teha võiksid. Vaata ja kuula hoolikalt, sest sa hakkad palju õppima. Palju sellest, kuidas nad sind manipuleerivad. Kas keegi teine ei arva, et on imelik, et Ühendkuningriigis protestitakse sisserände vastu ja vihatakse moslemeid? Näiteks, mis on teie rahvussport? Jalgpall, eks? Aga 72% mängijatest on välismaalased. Kas tahate, et nemad ka koju läheksid? Kui palju mänge te siis võidaksite? Isegi teie parim mängija, Mohammed Salah, on moslem. Aga olümpiamängud? Iga 3. medal läheb Ühendkuningriigile. Aga teie muusika? Freddie Mercury ansambli Queen solist sündis Zanzibaris. Rita Ora, Dua Lipa, Bebe Rexha, kõik on pärit Kosovost, mis on moslemi riik. Cat Stevens, nüüd tuntud kui Yusuf Islam, on Kreeka-küproslane. Charlie XCX, tema vanemad rändasid Ugandast. Zayn Malik, One Directioni liige. Tema isa on Pakistanist pärit moslemist immigrant. Teie kroonijuvel motospordis. Lewis Hamilton, tema perekond oli immigrantidest. Vaata teadust, iga 3. teadlane on immigrant. Isegi teie, Richard Dawkins, sündis Keenias. Mõned teie parimatest Ühendkuningriigi teadlastest, kes praegu elus on moslemitest immigrandid, kes on võitnud Nobeli preemiaid ja keda kuningas on isiklikult rüütliks löönud. See on islami propagandasüsteemi esimene osa. Proovitakse kõigile tõestada, et immigratsioon on tegelikult väga hea asi. Pane tähele, siin on väike peenvihje, et inimesed, kellest ta räägib, olid kõik seaduslikud immigrandid. Ja kui inimestel on probleem immigratsiooniga, siis on see probleem ebaseaduslike sisserändajatega, kes ei soovi Ühendkuningriigi kultuuri või üldse mingisse kultuuri sulanduda. Dua Lipa, eks ole. Kuulsus, kes laval oma tagumikku raputab, ei ole just see näide islamistlikest ahistajate jõukude sisserändajatest, kellest me räägime, kui ütleme, et me ei soovi immigratsiooni. Aga ta ei viita tegelikule probleemile. Ta võtab sisserändaja probleemi ja paneb selle kõlama nii, nagu sina oleksid probleem, sest sa ei hinda seda, mida need inimesed sinu heaks tegelikult teevad. Islami propaganda, üks ühele, täiesti meistrilikult tehtud, vaadake endid. Teie olete silmakirjatsejad. Kas te ei saa aru? Me oleme tegelikult teie ühiskonnale kasulikud, samal ajal juhtides teie tähelepanu kõrvale tegelikust probleemist. Sellest, mis teile ei meeldi. Muide, tere tulemast vastulöögile. Mina olen Meira Ka, teie saatejuht. Kindlasti vajutage tellimisnuppu, et seda videot toetada. Ja enne, kui me tema veelgi psühhootilisemaid vaateid lahkama hakkame, kiire sõna meie sponsorilt. Kas oled näinud pealkirju kruiisilaeva puhangust? 3 surmajuhtumit siiani, mitu kinnitatud juhtumit ja nüüd jälgitakse USA reisijaid pärast kokkupuudet hantaviirusega, mis on ainus tüvi, mis levib inimeselt inimesele. Pandeemia õpetas meile midagi olulist. Kui ilmub uus viirus, satub tervishoiusüsteem kiiresti ülekoormuse alla. Apteekides saavad ravimid otsa, retseptid hilinevad või jäävad väljastamata ning kliinikud on ülekoormatud. Seetõttu soovitan ma, et sul oleks juba enne vajaduse tekkimist kodus olemas The Wellness Company nakkushäda olukorra komplekt. Telli see kohe internetist. Komplektis on arsti poolt välja kirjutatud ravimid ja isegi nebulisaator hingamisteede sümptomite jaoks. Ja loodetavasti ei lähe sul seda kunagi vaja. Nii et selle asemel, et järgmise puhanguga paanikas lingi joosta, on sul juba olulised ravimid ja hingamisteede abivahendid käepärast ning kohe kasutamiseks valmis. Mine lehele www.health, www.health, kaste Meira ja kasuta koodi MEIRA, MEIRA, et säästa kuni $33 ning saada tasuta saatmine. Pane tähele, et komplektid on saadaval ainult USA elanikele. Aitäh meie sponsoritele ja lähme tagasi propaganda juurde. Vaadake oma ostusektorit. Kõige luksuslikum bränd, mis teil on, Harrods. Selle omanikeks olid 2 moslemitest immigranti, sealhulgas Muhammad Al-Fayed. Suurbritannia kõrgeima hoone ehitasid moslemid. Rikkaim perekond Ühendkuningriigis on immigrandid. Ja lisaks kõigele sellele on ainult 6% Ühendkuningriigi elanikkonnast moslemid. Miks siis nii palju viha vähemuse vastu? Kas teid teeb murelikuks kuritegevuse tase? Üle 90% kuritegudest panevad toime mitte moslemid. Kas teadsite, et moslemid panustavad Ühendkuningriigi majandusse igal aastal üle $70 miljardi? Moslemid annetavad igal aastal üle $2,2 miljardi heategevuseks. See on rohkem kui ükski teine religioon. Tead, kõik, mida ma siin kuulen, on
Vau, neid on liiga palju. Liiga palju. Neil on liiga palju võimu. Ma ei kuule, et ta ütleks siin midagi eriti geniaalset. ma arvan, et ta tõenäoliselt valetab paljude nende numbrite kohta. Ma uurin seda ja vaatan, kas see, mida ta ütleb kuritegevuse kohta Ühendkuningriigis, on tõesti nii madal. Aga minu arvates peaksid su seda vaadates kõik häirekellad teas helisema, küsides, miks nad on igal pool, miks nad kontrollivad kõike, mida nad üritavad Ühendkuningriigiga teha. Aga ei, tema paneb sind hoopis mõtlema, issand, nad on nii suurepärased panustajad. Jällegi, tuletan meelde, et enamikul meist ei ole mingi probleem inimestega, kes järgivad islamiusku. Meil on probleem ebaseadusliku immigratsiooni ja meie usuvabaduse ülevõtmisega. Natuke erinev. Vaatame. Vaadake neid tüdrukuid, kes võtavad oma hijaabi ära. Kas Ühendkuningriik üldse teab, mille vastu nad protestivad? Esiteks, ükski moslem ei teeks kunagi nii. Te ütlete, et tahate oma kristlikke väärtusi tagasi, aga neitsi Maarja kandis hijaabi. Nunnad kannavad hijaabi. Iga usuline naistegelane Tooras, piiblis ja Koraanis kandis hijaabi. Mille vastu te siis täpselt protestite? Ma ei saa aru. Vaadake, ei, me ei kanna hijaabi. See ei ole tõsi. Me ei kanna, aga see on taas klassikaline käik tema poolt. Las ma tõestan teile, kuidas meie usulised tõekspidamised on täpselt samad, mis teil. Ei, need ei ole. Ei, need ei ole. Fakt, et kunagi ammu olid mõned usujuhid, kes olid moekad, kandsid katvaid riideid või nunnad, kes on usulised juhid. Teatud ajalooliste rõivaste kandmine on väga erinev sellest, kui Iraanis sunnitakse kandma hijaabi ja naistel ei lubata kanda midagi muud peale selle, et kogu nägu peab olema kaetud. Siin on väike erinevus. Aga jälle, ta jätab mulje, nagu me kõik oleksime ühesugused. Ja ajalugu, kontekst, taust, mis tegelikult juhtus. Kallid, millest te räägite? Me kõik kanname hijaabe. See on see, mida nad teevad ja ta on selles väga-väga osav. Vaatame veel üht tema videot. Kommentaarid meie eilsele videole Koraani retsiteerimisest. Vaatame. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. Vaata mind uuesti. Ma olen armas ema, ma olen ilus ema, ma olen tavaline ema. Vaata mu tütart, tal on lahedad tossud, lahedad kõrvaklapid, meik ning ta näbib oma iPhone'i. Me oleme tavalised. See on ilus asi, mida teha, kallid. Te teate, et see on ilus, see on normaalne. Tulge ja olge osa sellest, mida me teeme. Ei. Okei, vaatame veel natuke. Vaatame veel natuke selle naise propagandat, sest see on tõesti vastik. Ma ei suuda seda taluda. Otsime veel ühe video temast, kus ta räägib asjadest. Vaatame. McDonald's oli samuti tegevjuht. Kas sa teadsid, et McDonald'si asepresident oli samuti Pfizeri, maailmas suurima farmaatsiafirma tegevjuht? Vaata seda. 1996. aastal oli Jeff Kindler McDonald'si asepresident ja nõustaja, eks. Ja siis saab temast Pfizeri tegevjuht. Nagu, mis asja? Las ma saan sellest korraks õigesti aru. Ta töötab firmas, mis põhjustab mitmeid terviseprobleeme, nagu rasvumine, diabeet, südamehaigused. Võid endalt küsida, miks Lili sellest üldse räägib? No ma ütlen sulle, miks. See on sellepärast, et osa islamistlikust ülevõtmisest ja indoktrineerimise propagandamasinast on panna sind arvama, et sinu ühiskonnas on kõik valesti. Sest kui sinu ühiskonnas on kõik valesti, siis sa lõpetad oma ühiskonna usaldamise ja hakkad mujalt paremaid lahendusi otsima. Ma ei tea, kuidas see video lõpeb. Vaatame. Ma olen valmis kihla vedama, isegi kui ma pole seda näinud, et kuidagi tuleb islam ja päästab olukorra. Selle ettevõtte tegevjuht, kes müüb sulle lahendust nendele terviseprobleemidele. Pole ime, et lääs vihkab islamit. Islam keelab täielikult pettuse äris. Koraan ütleb, et sa pead äri ajama aususe ja õiglusega. Ja lisaks kõigele sellele keelab islam täielikult kasumi teenimise ärakasutamise ja kahju arvelt. Näed sa, just nii, täpselt nagu ma arvasin. Ta alustab videot selgitusega, miks lääs on nii korrumpeerunud ja siis näitab, kuidas islam on lahendus. Olgu, vaatame veel ühte. Islam propageerib viha. Tõesti, vaatame siis.
ära valeta, ära nuhi, ära solva, ära tee süütutele haiget, ära räägi teistest tagaselja halvasti. lihtsalt löö oma naist näkku, kui ta sind ei kuula. austa naisi, toida vaeseid, pea oma lubadustest kinni. aga pea meeles, et islami ja Kia kaitsmiseks võib inimestele valetada nii palju, kui tahad. ära võta altkäemaksu, ära levita kuulujutte. aga võta raha inimestelt, kes ei ole islamistid, sest nad on uskmatud ja nad võlgnevad sulle džizja maksu. kontrolli oma viha. aga mitte enam oma naise vastu. kui ta sind ei kuula, siis veendu, et annad talle rusikaga laksu nagu rosin. mõtle teistest head. räägi, välja arvatud juhul, kui nad on uskmatud ja siis veendu, et nad kõnniksid sinust madalamalt, sest nad teotavad Jumala sõna. ole lahke, alandlik, vasta kurjale heaga. see tähendab, et hukka kõik, kes on sinust erinevad, eriti kui nad püüavad sinu usust lahkuda või usuvad millessegi teistsugusesse kui sina. see on imeline, see ongi hea olemise definitsioon. ole aus äriasjades, ole hea oma vanematega. ausalt öeldes jah, see kõlab kohutavalt. või kas ma jätan midagi kahe silma vahele? sa ei jäta midagi kahe silma vahele, aga sa käid ringi ja sa valetad otse sisu kohta ja seal see teil ongi väike meistriklass selles, kuidas nad propagandat levitavad. alates sellest, et lääs näib olevat probleem, kuni selleni, et valitakse islami elemente, mida esile tõsta ja tõestatakse, kui täiesti normaalne on selles osa võtta. ja kuidas sinu ühiskond tegelikult sügaval sisimas on selle asjaga kooskõlas. Seda nad tahavadki, et sa usuksid ja nii nad veenavadki inimesi usku pöörduma. ja just selliste asjade suhtes pead sa olema uskumatult ettevaatlik. aitäh, et sellele tähelepanu pöörasid.